Mets on vaesemehe dressipluus. Nali, mõistagi ju kasukas, ütles vanarahvas. See on varjupaigaks kõigile elavale. Metsavööndi eripaigad on olnud meie esivanemate ja teiste soome-ugri hõimuvendade koduks aastatuhandeid. Sajandite jooksul on eellastel olnud põhjust tagasi looduse rüppe taanduda. Viimane suur tagasipööret toimus 70 aastat tagasi, kui Eesti mehed pagesid punase suurvõimuga eest. Püüame meiegi oma filmis liikuda tagasi metsavendluse läteteni ja heita pilk praegu elus olevatele metsavendadele. Sügavates Võrumaa metsades elavad endiselt 2 maaliste väärtuste hoidjat. 24 aastat tagasi kadus 105-aastase taadi viimane võitluskaaslane ja sest peale kõneleb ta veel üksnes enda pojaga, kes on elanud metsas koos temaga kogu oma maise elu. Mõttegrupil avanes erakordne võimalus laskuda nende igapäevaellu ja tutvuda metsavendade ja kommetega. On sul kõik korras? Võtta juua. Nägin jälle seda und, poiss. Nägin jälle seda und. Kõik saab korda. Ma tean, et kõik saab korda. Sa ei pea ära katsuma. Kostja teab, Kostja tuleb mulle järele. Ta teab, kus ma olen. Meil on külalis, mis on mulle kohe öelnud. Poiss, Toomuse Hooneri suupill. Kohe? Räägin sulle. Olid need sakslased, tead, mis nad olid? Aga suupille need poisid oskasid teha küll. Nemad oskasid. Kus on? Ma teen ühe väikse muusikapala. Tulge istuge. Võtke istet, ma jaksan ise roida küll. Võta, mis või, võta äras. Tahad, ma aitan sind. Ma olen suur mees, valmistad piinikust, mulle poiss. Taat! Ei! Tule külma veranda pealt ära. Ma saan. Ma tõstan teise jale. Ta ei saa ju jalgu liigutada. Mäletad, kui sa 2011 talvel läbi jää vajusid? Ma ei mäleta isegi, mis ma täna hommikul tegin. Miks mina ei või enam üleval magada? Taat, sa ju tead, mis juhtub, kui sa vahel üleval magad. Ei juhtu midagi. Kui hakkab nirisema.
Taadil on häired. Mina olen punkris elanud sünnist saati. Taat teab elus siin rohkem. Taat tuli metsa 44. aastal. Olin koledad ajad, olid koledad ajad. Sõrmedele elu ei sega aastaid ära enam. Palju sellest möödas on juba poiss, 30 aastat. Mis aasta praegu on? 2015. Kurat võtaks. Varsti tuleb Kostja tagasi, siis hakkab kõik parem. Kes see Kostja on? Kas sa tead veel kedagi, kes siin elab? Kunagi teadsin. Kunagi meid oli rohkem. Aga nüüd nad on kõik laiali läinud ja mina ei ole siit punkrist juba ammu välja saanud. Ma olen kõigiga kontakti kaotanud. Võrumaa metsavendade jutustatu põhjal õnnestus veenduda, et peale nende on metsades veel vendi. 85-aastane Uku Sügiste on elanud Laanes juba aastakümneid ja miski ei ole teda inimeste sekka tagasi kutsunud. Mets on kodu. Ei ole teda kuskil mujal. See annab kõike mulle. Ei kipu enam tagasi ka. Mida ma teen seal? Kurat. Haige. Viimati 3 aasta tagasi. Enne seda oli pikk paus. Ja siis olin 80-ndatel. Siis oli siuke marja, oli mets täis, hoidsin eemal. 2 tükki tuli kallale ükskord. Pärisin, mis ma teen siin. Ei tea. Ei mina salli. Linnast kaugel ära. Aga jah, 3 aasta tagasi oligi nii, et nagu hing hakkas väljuma või nii. Siuke sitt oli olla. Pidevalt sitt olla. Üks on veel. Ma ei tea, kus ta on. Kahekesi tulime, aga ma ei tea, kus ta läks. Ma ei tea. Kus ta mujal minna sai? Raba on siit mingisugune 10 äkki. Versta 5. Lõkke kustub.
viimaseks teadaolevaks metsavennaks on Manivald Õun. Mees maa embusest, kelle soontes voolab kohinal rabavesi. Eelmine soo pealt oli jälle ja mul seal nägin ees, sealt tuli, elas kõik mehtas ja vanal ajal olime kalas ja ma juba ammu näid ja tuleb ei tule ja siin meha üksi ka ei ole luurus ja karu ja putuke linnu laulu kuulnud. Sir. Aga too pälre. Mul oli au hee, meha magas. Kännu all. Vaatasin, ei ju. Jah. Ma ei tea. Tulla tässä soove, tulee metsää ja võta sealt seda ja mammut ja tulla niisama. No inn on puhas. Ja seda solki ja maaju meha ei kõik on väga hea.